Tere, olen Tuuli Koitjärv. Tutvustan teile täna üht toredat keskkonda, kus on väga mugav, lihtne luua erinevaid küsitlusi, liste ja teste. Selleks minge antud aadressile ja tehke ennast kasutajaks. Kasutaja konto loomine on väga lihtne. Kes on ennast juba varem kasutajaks teinud, saavad logida siit keskkonda, lugeda siit selle keskkonna kohta veidikene lähemalt, aga kasutajakonto tegemiseks siis tuleb täita ainult mõned üksikud väljad, eesnimi, e-posti aadress ja parool või minna Twitteri või Facebooki kaudu antud keskkonda. Mina login aga nüüd siit sisse ennast ja pärast sisse logimist avaneb selline vaade. Vasakul näete oma töölauda, siin on võimalik ka lugeda ja uurida lähemalt, mida teised kasutajad on juba valmis loonud. Nagu te näete, on siin keskkonnas võimalik siis 5 erinevat tüüpi koostada. Esimene on selline väike lihtne küsitlus ja selle koostamiseks tulebki klõpsata sellel tüübil. Saab valida erinevaid meediaelemente, Google'i otsingut, YouTube'i, oma dokumentidest laadida üles, siis valik fotomaterjale, Facebooki või veebiaadressi kaudu mõni artikkel. Siin üks pisike näide selle valiku juures, milline siis näeb välja valminud küsitlus. Valisin Jaan Tätte laulu ilusad hetked ja küsitlus, millised hetked sulle meeldivad. Nii et siin ongi võimalik siis valida, teha üks valik, klõpsata selle ees ja siin ta ka kohe näitab protsentuaalselt, mis on hetkeseisuga hääletuse tulemused. Hetkel on 3 vastust. Ja on võimalik siis ka jagada. Jagamise nupud on ka kohe kenasti siin olemas. Aga vaatame algusest peale. Kõikidel valikutel on siis üks tüüp loomisel. Kõigepealt on pealkiri. Paneme väga lihtsalt. Võtame siit ühe pildi. Ja võib siia ka väike kirjeldus olla, mis tunne tekib sinul seda pilti vaadates näiteks. Väga selline lihtne. Ja nüüd erinevad vastuse variandid. Ja jällegi siin on võimalik ka valida pildid, Facebookist materjale ise laadida, meediaelemente, Google'ist otsida. Ja siia me võimegi siis panna näiteks hirm ja siis me võiksime mõne pildi siia otsida. Või olen näiteks õnnelik sellises kohas. No vaatame, kas me leiame siit õnneliku järgi mõne pildi. No sellised vahvad pildid, aga kui me paneme inglise keeles happy, no võib-olla näiteks selle õnnelik. Ja siin saab fotot ka muuta. Nii et saab lõigata ja teksti peale kirjutada, joonistada, efekte lisada. Nii et fototöötlus ka olemas. Ja teine valik ja plussist saab neid valikuid juurde panna. Nüüd salvestame
ja siin on siis viimane etapp, kus saab valida tausta, nuppude värvi, kirjastiili ja valida, kas jagamise nupud on küljes või ei ole. Keelevalikus võite jätta valimata, sest muidu ta siin need tekstid muudab ära, eesti keelt siin ei ole, nii et inglise keel võiks jääda nii, nagu ta on. Ja next. Ja nüüd tulebki veel ainult teil avalikuks teha oma töö ja ongi valmis. Siin on näha siis ka jagamise nupud, istutamise võimalus, Facebooki ja Twitteri kaudu jagada. Backi minnes saab muudatusi teha ja oma töölaualt leiate ka veel oma loodud töö, kus on võimalik teha muudatusi. Vaatame nüüd teisi tüüpe ka. List. List on tegelikult selline võimalus teha mingisugust kokkuvõtet ja näiteks paneme siia mõtted muusikast. Tegelikult siin ei saa nüüd keegi seda täita, seda ülesannet, vaid siin saab looja lihtsalt teha ühe kokkuvõtte oma tööst, esitluse. Lisame siia näiteks ühe foto, mõtted muusikast. Paneme ingliskeelse otsingu, ma katsetasin juba näiteks sellise foto siia kaanepildiks. Ja siis sisud. Paneme näiteks tättelooming ja otsime siit tättelaulu, saime ühe toreda laulu ja nüüd võib siia kirjutada, mis tunded siis tekivad. Rahulik, mõtisklev ja nii edasi. Ja siit siis mõni teine muusika näide ja mõtted. Ja lõpuks save ning jälle täpselt samamoodi. Siin tuleb siis välimuse kohta oma arvamus avaldada ja teha valikud. Ja valmistööna siis näeb ta välja selline start ja lihtsalt näete siin sellist kokkuvõtet või mõtete avaldamist. Siin midagi endal täita ei ole võimalik. Nüüd läheme kolmanda tüübi juurde ja selleks on valikvastustega test. Tegin ühe näidise ka video kohta ja kuna algus on kõik tuttav, siis mis on selle vahendi juures huvitavat, on just see tagasiside võimalus. Et on võimalik erinev tagasiside anda. Siin on hetkel näidatud, et 2 varianti, kas 0–50% ja 50–100. Kui me siit plussi juurde paneme, siis näeme, et tagasiside on 3 jaotatud ja 4 puhul siis veerand 0–25, 25–50, 50–75 ja 75–100. Aga ma võtaksin lahti ühe oma tehtud töö, et sealt oleks parem näha. Põhimõtteliselt siis jällegi tiitel, pealkiri ja väike tutvustus ja valikvastustega küsimused. Võtan oma töölaualt valmis töö juba. Siin töölaual on kenasti näha, kui palju siis
on mul tehtud üldse kokku, palju avalikult on töid ja palju on veel avaldamata ning kui palju on vaadatud. Nii, ja minu töö on siis siin multifilmi kohta. Siit saan vajutada sellele nupule, et teda muuta, siin kustutada ja siin näeb statistikat. Mis on siis siin huvitavat ja mida teada veel võiks, kui videot kasutate? Jällegi tiitel, pealkiri, küsimus või kirjeldus, esimene küsimus. Ja huvitav on siin, et saab panna video mängima mingisugusest kindlast kohast. Aga ma teen nüüd ühe küsimuse juurde. Siis on näha täpselt. Pluss minul on siin praegu tagasisideks 3 valikut. Ja kui ma nüüd siin YouTube'i nupule klõpsan, siis tegelikult tulevad need viimati otsitud videod, et selle tõttu on mugav, kui te tahate sama videot kasutada, siis see üks video on alati teil siin saadaval. Aga ma lähen korra tagasi ja võtan siit pealkirjast, kopeerin selle multifilmi nime ja panen otsingusse. Ja näete, siit tulidki need multifilmid kohe ja minu multifilm on siin saadaval. Ma võin nüüd video käima panna ja vajutan siis save nuppu, kui ma arvan, et see võiks filmi algus olla. Et siin kenasti hakkab aeg jooksma. Kirjutan siia küsimuse, valikvastus, teine valikvastus ja õige tuleb kindlasti märgistada ning siit saate ka lisada juurde veel vastuseid ja selgituse ka õigele vastusele lisada. Aga kui ma arvan, et see video võikski nüüd siit alata, siis panen save. Ja nüüd see küsimus salvestubki selle koha peal. Ja jälle next ja ongi meie küsitlus valmis. Aga läheme edasi. Nüüd on veel jäänud siin üks personaalne test, mis on väga huvitav ja häid ideid mul ei tekkinudki selle testi juures. Jällegi test, kirjeldus, siit tuleks valida siis kas üks pilt või video ja võite uurida ka näiteid ja vaadata, äkki tekivad siin ideed. Näiteks olen koera inimene, väike kirjeldus, olen kassi inimene, kirjeldus, kolmanda saab veel valida ja siis küsimused. Ja vot siin, kuidas te neid küsimusi nüüd valite ja vastuseid, et kui valitakse see, kui palju ta muudab või palju ta kassi inimese kohta käib. Et minul ühtegi head ideed praegu ei tulnud, aga esimene küsimus ja kui valitakse esimene küsimus, kui palju ta peab siis kumbagi varianti mõjutama ja lõpuks ta siis ühe valiku teile näitab, kumb te olete, kas koera või kassi inimene. Siin oli toredaid näiteid taimetoitluse kohta, näiteks, et kui suur taimetoitlane te tegelikult olete. Nii et ma usun, et näiteid sirvides te saate häid mõtteid. Ja viimane on siis samamoodi lihtsalt valikvastustega kommentaarid. Aga põnevat katsetamist ja aitäh!